Väravahtide treener Jose Alvaro Canete Garcia, füsioterapeut Tristan Eger-Tepro ja võistkonna manager Mari Teppan. Ja tänane kohtunike brigade on siis peakohtunikuna. Palliga lööb ja paneb vastu. Ja Lepsalusel oli mängus uus pall ja väravaht Pavlov ilusti õigel kohal. Artur Timoška. Madal pall hästi. Timoška uuesti teeb hästi Georg Lanile. Pall ka hästi. Rils on seal vahel ja tuli peale löök. Rebane küll näinud ei ole ülemäära ohtliku olukorda ka ja Timoška leiab ära ja seal kaamera pihta löök läheb. Subbotin mängib lüükesega lahti, tuleb löök. Ja pall on väravas. Värava autoriks number 70. Alex Boronilšikov. Subbotin hästi hea sööduga palli lahti mängis ja täiesti üksi kasti. Põldsaar lööb ja üle värava. Pavlov on pikem pall. Nüüd natuke eksib. Jagodinski. Tegelikult Härmi kohe otsitakse. Härmil nüüd ruum minna. Paneb palliga hästi. Seal on Reilson, leiab Ilvese. Ja posti! Raksatab see Ilvese löök. Hästi. Oma meeskond ülesse. Jagodinskis peaga vahel. Aga nüüd on võimalus. Lööb ja napilt mööda. Ilves palliga. Liigub keskele. Leiab Reilsoni. Reilson teeb seal. Säilitab palli. Seal on päris palju Nõmme Kalju mehi ümber. Nõmme Kalju mängijat, Reilson ümber. Ja Reilson kaotab palli. Janiste nüüd otsib Kudvin, hea võimalus ja Rebane tõrjub. See on jah huvitav siuke otsus. Subbotin pall ka hästi. Tuleb sealt ka löök. Ja oli ohtlik olukord värava ees ja aga siiski. Kudvin keerab Maarja Jagodinskis pealt, pall ka hästi. Seal oli väga hea võimalus Janistel. Aga palju jagatud, vahetusi tehtud. Siin on palju vigu olnud. Siin läks pikalt arutlemisega aega selle Härmi ja Subbotin olukorras. Ja sinna läks juba 2 minutit ja nüüd Kalju kastis. Seal Kudvin. Ja tõrje Rebaselt. Veel kord. Käes leiab Lani Põldsaarele. Põldsaar Lanile tagasi, nüüd ruumi on. Lani pall kasti. Täpselt värava. Ja siin ka tänane mäng lõpeb. Nõmme Kalju teenib 3 punkti tabelisse. Elva jääb tühjade kätega. Kahjuks koduvõistkonna poolt vaadata.